Tere! Näidame teile, kuidas luua dünaamilist plokki hüdroisolatsiooni tähistuse jaoks, kasutades SVCAD 2025 programmi. Antud tähistust saab kasutada sõlmede ja lõigete joonistel. Loo 2 ristkülikut 100 mm pikkus ja 5 mm kõrgel. Ühe ristküliku värvime hatch käsuga. Loo uus plokk, määrates baaspunkti vasakus alumises nurgas. Kirjutame nime ja määrame baaspunkti. Klõpsake uuel plokil 2 korda. Klõpsame OK. Lisame dünaamilise omaduse lineaarne, määrates alguspunkti vasakule poole. Teeme omadustes seadistuste korrektuuri. Määrame sammu, millega hüdroisolatsiooni tähistust tuleb suurendada või vähendada. Loo teine dünaamiline omadus array ehk massi kopeerimine. Määrame lineaarse parameetri, markeerime ristkülikut täitmisega, klõpsame Enter, kirjutame sammu. Sulgeme ploki ja kontrollime tulemust. Lisateavet leiate meie veebisaidilt svcadsoft.ee.